Tere! Täna ma räägin, miks on storyboard oluline filmimisel, nii filmimise planeerimiseks kui ka kliendipoolse näiteks turundusjuhtidele filmimisplaani mõistmiseks. Storyboardi mõte on siis see nagu koomiksina kaadri kaupa planeerida, näidata, mida plaanitakse filmida, kuidas plaanitakse filmida, olgu siis nagu mis nurga alt, maa lähedalt, kõrgemalt alt, normaalselt rinnakõrguselt ja siis seda saab sellise nagu koomiksina kujutada. Meie ise kasutame Epic Filmist Miro virtuaalset koostööseina, me võtame storyboardi kaadrideks guugeldatud pilte, oma pildipanga pilte või siis laseme ka ChatGPT-l genereerida. Ja kuidas siis aitab storyboard hoida siis filmivõtete eelarve kontrolli all? Eelkõige storyboardi kasutamine aitab ära hoida kulukad ümberfilmimised, ehk siis veel kord me teame, kus me filmime, mida filmime, mis järjekorras filmime, ehk see on puhtalt nagu efektiivsuse pärast, et kui inimesed jäävad improviseerima ja ringi jooksma, siis võib väga vabalt tekkida, et mingisugused olulised võtted, mis olid kliendi näiteks ettevõtte ruumides plaanitud filmida, ei jõuta õigel hetkel ära filmida ja ettevõttel on vaja seal territooriumil just tööasju teha, siis võib selline huupi filmimine päris kulukaks minna. Nii siis filmijale kui ka kliendile, et on vaja lihtsalt ümber filmida või juurde filmida. Kujutan ette, et kõigil on küsimus, et kas siukse TikTok stiilis videote filmimiseks on vaja tõesti kasutada see siis kaadrikaupa planeerimist, mis järjekorras mida filmida, siis vastus on jah, et see on veel kõige väga efektiivne viis nagu lugu rääkida, on näha, kuidas kaadrid on omavahel seotud. Ja üks väga siuke tüüpiline viga, mis tehakse, kui storyboardi ei kasutata, siis kui telefonis näiteks vertikaalselt videot filmitakse, siis tegevus algab näiteks ekraani vasakult äärest ja järgmise kaadriga jätkub ekraani paremal ääres ja inimesel on ebamugav tunne, kuna ta peab oma silmaga ümber fokusseerima. See mõttes, et juba storyboardimise käigus on näiteks hea teada, et me filmime võimalikult palju keskele, võimalikult palju toimub keskel. Üks hea näide on näiteks Oomipoe sisu, mida võite Facebookist vaadata, mida Mattias Naan on filminud, et seal on näha, et nii ülevalt kui alt, kui maa lähedalt, kui lähedalt filmides on siis läbi mõeldud, mis järjekorras mingeid kaadreid ja sõnumeid on vaja. Ja see teeb lõpuks videoproduktsiooni efektiivsemaks ja ka soodsamaks.